Tere, siis taas minu poolt. Tervitan kõik oma fänne, kõik, kes mind jälgivad ja tere tulemast ka uutele. Täna teen ladumise teemal, mis toimub siis, kui ma lahkun sellest suhtest. Ja tegu on kollektiivse ladumisega, mis ei pruugi kõikidega resoneeruda. Võib-olla see kellegiga läheb täppi üks ühele, ka need on võimalused, sellepärast et ma ei tea, kelle energiat ma parajasti siit kinni võtan. Ja tegu on kollektiivsega ladumisega. Ja kui te soovite isiklikku ladumist, siis kirjutage mulle meilile julgelt ja see meil on siin ka selle video all. Ja tegu on ajatuga, ükskõik millal te seda siis vaatama satute, siis see on teie jaoks aktuaalne. Ja vaadake seda ikka siis need põhiliselt, kes on siis kaalunud suhtest lahkumist või kellel on siis mingid probleemid. Sellepärast, et muidu teie jaoks ei tõstatuks selline küsimus, et mis saab siis, kui ma lahkun sellest suhtest. Aga hakkame vaatama siis ja siis vaatame siis jooksvalt, et mis küsimused võib-olla siin veel võivad üles kerkida või mida iganes. Nii et mis juhtub siis, mis toimub siis, kui ma lahkun sellest suhtest. See energia siin, kui te nagu lõpetate selle suhte ja ütlen ka veel kord seda, et hästi paljud põhinevad minu kaardi ladumised samamoodi energiatel, millistes energiates te praegu sellel hetkel olete, kui te seda kaardi ladumist vaatate või kui ma seda teen, siis meie energiat muutuvad iga päevaga ja see, mis oli täna, võib-olla ei ole absoluutselt aktuaalne ka homme. Aga tuli müntide ässa ja väga suured uued algused, väga meeldivad uued algused ja eriti just nagu kuna see on materiaalsus, siis materiaalsuse kaart, siis ka väga palju võib-olla sellist iseseisvumist toimub, kuna, eks ole, ma tuletan veel meelde, ei vaataks muidu, või tähendab, ma ei teeks seda ladumist, eks ole, kui suhtes ei oleks probleemi, siis kaaluta praegu väga sellest suhtest lahkumist. Ja võib-olla te kardategi selles suhtes hästi, et võib-olla sellepärast ei julgegi sellest suhtest lahkuda, et hästi paljud nagu kardavad, et kuidas ma saan materiaalselt hakkama. Teate, kõik inimesed saavad hakkama. Kui teil on töö, mida teha, muidugi, kui teil ei ole tööd, siis on märksa raskem. Aga kui teil on töö, te saate hakkama, ärge kartke seda, sest materiaalsuse poole pealt, kui te lahkute sellest suhtest, ei tule teil küll mingeid probleeme. Ja siin võtame siis selle mingiks ajaks muidugi jääb nüüd midagi seisma, jääb seisakusse, jääb seisvasse olekusse, aga see on väga-väga ajutine ja te nagu oletegi väsinud ja tahategi tegelikult nagu sinna nii-öelda, sinna maa alla pesasse ennast kerra tõmmata ja ei taha midagi, sellepärast et lihtsalt see on olnud ilmselt siis minu vaatajatele väga keeruline ja hästi probleemide rohkem. Kui inimene kaalub juba sellest suhtest lahkumist, siis seda ei tehta ju niisama. Ja
no ikka mingid printsid valgel hobusel tulevad ka, aga pärast seda seisakut, sellepärast et see on siin siis karikate rüütel, kes siis toob nagu mingi uue, ma ei ütleks, et ta toob uue armastuse, aga mingit väga romantilist hakkab tegelikult siis ka teie elus toimuma ja tuleb hästi palju seda kirge ja sa leiad endas üles naine selle nagu alla surutud ja võib-olla maha maetud kire. Poisid, pöörake palun ringi. Pöörake ringi, te vaatate mind, ma tean, ja pöörake ringi. Ja toimub nagu selline kirg, mille te olete alla surunud. See avaneb, kuna küsimus oli, eks ole, mis toimub siis. Ja te olete hästi palju midagi oma elus ja üldse selles suhtes tegelikult alla surunud. Ja nii see paraku on, aga te leiate selle kire uuesti ja võib-olla mitte, see ei ole pruugi tähendada ainult kirge siin nagu kellegi partneri vastu, vaid leiate uuesti üles selle kire elamise vastu, kire elu vastu, kire üldse enda olemise vastu ja te leiate siin päris paljud iseennast uuesti, sellepärast et kunagi me oleme ju ikkagi ise olnud, aga tavaliselt sellistes hapuks läinud suhetes kiputakse iseennast seadma tahaplaanile ja võib-olla siis üldse perekonnas ja sageli niimoodi ongi, et me unustame ju iseennast ära ja siis ja võime aastakümneid elada tegelikult ainult teistele mõeldes, aga ennast tuleb seada number 1, nii et ega siin ei aita mitte midagi. Ennem elu ei muutu ka, kui me ei hakka iseennast väärtustama ja kui me ei hakka iseennast seadma number 1. Aga noh, see selleks. Nii, vaatame edasi, mis siis toimub, kui ma lahkun sellest suhtest. Muuseas, vaadake nüüd. Siin ikka tuleb ikka üks väga kirglik rüütel. Väga kirglik rüütel tuleb, sellepärast, et need on täpselt ühesugused kaardid ja täpselt selle alla tuli see karikate rüütel, kes toob siis selle armastuse, kes toob need tunded, kes toob selle kire, kes toob selle siin on ka midagi väga huvitavat ja väga ilusat. Ja tegelikult on teie ellu tulemas ka sellisel juhul. See praegu on kõik sulatud. See ei ole niimoodi. Kui te olete praegu selles suhtes ja kui te olete selles suhtes edasi, siis midagi sellist ju ei tule, eks ole. Ja keegi vanem mees, ma ei pakuks seda siin romantiliseks partneriks, sest romantiline partner on nüüd päris kindlasti sellisel juhul karikate rüütel, kes toob selle karika armastusega, siis keegi selline väga enesekindel, see mees ei ole vaba. Pentaklite kuningas ei ole mitte kunagi vaba inimene. Aga ma ei näe seda siin nagu romantilise partnerina, aga väga suurt rolli hakkab see inimene. See võib olla teie isa, kui te olete sellises eas, et teie vanemad veel elavad. See võib olla töö juurest keegi kolleeg, kellega sa tegelikult oled tahtnud võib-olla nagu selliseid sõprussidemeid arendada, aga sa ei ole siiamaani julgenud. Ja siis, aga selline mees tuleb nüüd küll ka sinu ellu peale selle karikate rüütli, kes siin ikka nüüd nii topelt nagu siia sisse tahab tulla.
ja tähistamised, rõõm koos olemisest, see on küll 3, aga ma ei ütle, et see tähistab praegu siin 3. osapoolt või 3. mingit, sellepärast, et see lihtsalt see on teises võtmes. Karikad, see on tähistamine, see on rõõm, need on ilusad sündmused sinu elus ja sa jätad selja taha selle külmunud ja jäätunud oleku. Praegu nende kaartide põhjal ma ütlen, naine, tee see otsus ära ja sa saad hakkama ja sa saad kõigega hakkama ja ära ole enam selles külmetavas ja külmas suhtes. Vaatavad loomulikult mind kindlasti need, eks ole, kellel, seepärast, et need, kellel on oma suhetes kõik korras ja üldse, et elu on korras, siis need inimesed ei vaata lihtsalt, nad ei vaata neid kaardiladumisi, nad ei vaata isegi pealkirju, nad ei tulegi see YouTube'i, seepärast, et see ei ole lihtsalt vajalik. Kaardiladumisi vaatavad need inimesed, kellel on endal probleemid. Suhetes, töös, suhetes vanematega, lastega, kellega siis iganes. Ja teie elust kaob see jäätunud, nagu mina nimetan seda jäätunud armastuseks või jäätunud suhteks ja keegi on ikka väga-väga kerjus olnud selles suhtes ja sellise saamine ja andmine selles suhtes, kus sa praegu oled, on täielikult tasakaalust väljas. Samas on nagu ikkagi see, et loomulikult, kui on suhe, igat suhet on väga raske lõpetada, ükskõik milline see ka on. Aga siin on nagu niimoodi, et sa tead, et siin akna taga on soe, aga sa kuidagi ikka jõlgud nagu siin järgi, et sul on nagu, ei ole nagu seda ühte jalga, eks ole, selles armastuses, et ta on, aga ta on õhus, eks ole. Ja sa ikka nagu vaatad ja tegelikult võib-olla siia akna taha, kus on soe, aga praegu olete siin väljas, eks ole. Nii, ootame natukene veel, et mis siis tuleks edasi, kui sa lahkuksid sellest suhtest. Väga keeruline on. Vaatame tegelikult, esitame sellise küsimuse, et kas on mõtet seda suhet päästa? Kas on sellel mõtet? Muidugi mõte on alati, eks ole, aga vahest mõned suhted on lihtsalt juba nii haiged ja nii otsa lõppenud, et lihtsalt ei olegi enam mõtet. Et kõige parem ongi lahkuda ja nii nagu tulevad uued inimesed. See ei tule küll kohe, eks ole, natuke aega peab seisma, sellepärast, et loomulikult, et ärge jumala eest minge ühest suhtest kohe teise suhtesse või ärge hakake seda valu parandama uue suhtega, kui te mõtlete niimoodi. Siis ei tule üldse mitte midagi välja. Elu lihtsalt on näidanud seda ja minu klientide kogemused ja minu sõbrad, kes on siin lahku läinud ja et lihtsalt ärge hakake, ärge sööske uude suhtesse pea laiali otsas. Nii, ühesõnaga, et ma küsisin seda, et kas on mõtet, eks ole, seda suhet nagu päästa. Need rüütlid ikka kummitavad siin suhtes. Ühesõnaga, siin on nagu niimoodi, et keegi on võtnud, emb-kumb, ma ei tea, ühesõnaga, keegi on võtnud seda suhet nagu sellises nagu, kuidas ma nüüd seletan seda, see on narrikaart, eks ole, see on number 0 ja ta on nagu siin Kaljuserval. Ja ta on nõus alla nagu siit hüppama või tähendab, ta isegi on nõus jah, siit alla hüppama ja ta ei tea, mis nagu siin ootab ja kõik ja et nagu natukene võib-olla
üks osapool, ma ei tea kumb osapool, kas naine või mees, on natukene kergemeelselt nagu või natukene sellisesse, nagu sellesse suhtesse, sellesse koosellu või sellesse abiellu suhtunud. Ja siin on jälle see ühesõnaga, et saamine, andmine on siin täielikult tasakaalust väljas olnud. Ja kuna ma küsisin, eks ole, siis ja tegelikult selles suhtes ka tohutult kiiresti nagu midagi muutub pidevalt või mingisugune niisugune tamp on peal. Sellepärast, et teil on kindlasti siin mingi hingeline suhe või hingeline side. Ja kuna ma küsisin, kas on mõtet seda päästa, siis sellisest kergemeelsest suhtumisest sellesse suhtesse tuleb loobuda. See suhe peab panema tasakaalu, saamine, andmine on täielikult keegi nüüd ainult võtab ja keegi nüüd ainult annab, eks ole, et kui seda nagu parandatakse. Ja sellised võib-olla ülepeakaela sellised muutused, teravad muutused, et kord on piibeleht all, Vestman peal, eks ole, ja siis on Vestman peal ja piibeleht all ja et siin käib mingisugune võitlus. Kuna karikate 2 on suhtes väga hea kaart, siis mina ütleksin selle tõlgenduseks niimoodi, et ilmselt teid on siiamaani koos hoidnud mingi hingeside ja tunded tegelikult on siin ikkagi mingil määral alles olnud. Aga kas selleks kõigeks on mõtet, siis seda te peate muidugi ise otsustama. Aga kuna siin ees ju olid küsimused vastusele, mis saab siis, kui ma lahkun sellest suhtest, mis olid ju väga head, siin olid uued suhted, uued mehed, uued tähistamised, nii et kuulake seda siis uuesti veel ühesõnaga, aga siin on säilinud tegelikult tunded mingil määral on siin selles suhtes säilinud. Aga vaatame siis veel, midagi eriti pikka ladumist siin teha, et vaatame siis, mis ootab ikkagi siis ees, kui sa lahkud naine sellest suhtest. Poisid, pöörake ringi, eks ole, kui te vaatate. Nii, ja mis saab siis edasi, kui sa ikkagi otsustad lõplikult lahkuda sellest suhtest? Kuigi siin jah, mingid tunded on ikkagi siin säilinud, aga väga tasakaalust välja ja keegi suhtub väga kergemeelsust ja keegi ei taha absoluutselt mitte mingisugust vastutust võtta. Ja ilmselt on siin see meespool, et kui vaatate poisid, siis ilmselt naispool, eks ole, ei taha, et ta kohe nagu midagi peab võtma ühesõnaga ja siis, kui ta peab võtma nagu selle vastutuse, siis ta parema meelega läheks ära, nii nagu Tõnisson kevades ütles, eks ole, et kui ma oleks teadnud, et sa tuled, ma oleks ka kodust ära läinud. Et sellised mõtted tulid mulle praegu siin pähe. Nii, vaatame nüüd Peaingli Taro puhul, mida siit siis on ja võtame 2 kaarti, et kui sa lahkud sellest suhtest, ülemprest Rinna, väga intuitiivne, minu kolleeg, ma ei väsi seda kordamast, eks ole, võimas vaimne mõistmine, mõtisklemine ja meditatsioon annavad väärtuslikku teavet, ole rahusa. Sa saad täiesti, sinu intuitsioon hakkab ka tööle palju paremini, praegu on see ilmselt blokeeritud ja sa saavutad tegelikult ülimalt ägeda, sa oled praegu ka äge naine, aga sa saavutad veel kõrgema nagu, ma ei taha öelda nagu taseme, aga sa, ühesõnaga, kui sa otsustad sellest lahkuda. Ja nutikas planeerimine toob külluse, aeg teha järgmine samm, optimistlikud plaanid, mis lähevad ootuspäraselt. Kui sa oled otsustanud sellest suhtest lahkudes, sa lahkud sellest. Ja ainult see täispurjedes laev ootab sind ees. Sa tead tegelikult väga hästi, mida sa tahad ja sa saad absoluutselt kõigega hakkama. Tee see otsus ära
Ja nii see lihtsalt on. Olen Auli, mul oli väga meeldiv teiega siin olla. Olen väga tänulik iga tellimuse eest, mis on teile tasuta. Olen kommentaari eest, iga laigi eest, olen väga tänulik. Ja nii see lihtsalt praegu selline ladumine tuli. Ja soovin teile ilusat talve jätku ja olge ikka mõnusad edasi. Tšau, tšau!